peredes on õppimise tuulid maha keeratud. Aastatega kustutatakse teie mälust nii mõndagi, aga me oleme kindlad, et neid 3 gümnaasiumi aastat siin koolimajas ei unustada kunagi. Te olete teinud vigu, aga see on suurepärane. Ja minu viimane soov teile on see, et tehke veel vigu, tehke palju vigu, tehke huvitavaid vigu, tehke hämmastavaid vigu, tehke kuulsusrikkaid vigu ja fantastilisi vigu, sest ainult nii te saate aru, et see valik on olnud õige. Aitäh teile, gümnasistid! Käskkiri number 63, 18. juuni 2021, Abja Paluoja. Vastavalt Abja gümnaasiumi õppenõukogu otsusele number 5, 16. juuni 2021 anda välja gümnaasiumi lõputunnistused ja hinnete lehed järgmistele õpilastele. Olden Puno lõpetas Abja gümnaasiumi kuldmedaliga. Antud kiituskirjad väga heade tulemuste eest matemaatikas ning eduka esinemise eest maakondlikel võistlustel, väga hea esinemise eest ühiskonnaõpetuse ja ajaloo olümpiaadil, väga hea esinemise eest piirkondlikul bioloogia olümpiaadil, tänukiri koolilehe Kadakas toimetamise eest, tänukiri emale tubli poja kasvatamise eest. Palume lavale ka Oldeni ema. Tänukiri heade tulemuste eest õppetöös, kiituskiri väga heade tulemuste eest muusikas, tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös, tänukiri vanematele tubli tütre kasvatamise eest. Palume lavale Karmeni vanemad. Arianna Demjanović. Chris Elblaus. Robin Jakob Heinaste. Karlis Hendla. Kelly Kasela.
Eliis Pruuns. Sander Saik. Carlos Rein Tiik. Piti-Mari Varik. Marko Veiber. Ja Samantha Volkova tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös. Klassi juhatas õpetaja Siiri Meidla. Täname klassijuhatajat. Taas on kätte jõudnud aeg, kui noored inimesed on lõpetanud oma esimese olulisema haridustee ja tegemas valikuid oma tuleviku fundamenteerimiseks. Nüüd siis see aeg, et teile head õpetajad öelda ja soovi teada hääd soovid. Väärtustage kasutage aega õigesti, enda teistele arvestades. Aega tuleb võtta, et suhelda lähedastega. Aega peab olema, et öelda teistele, kui palju te teist tegelikult hoolite. Aega peab võtma, et puhata ja lihtsalt olla iseendaga. Mitte scrollida netis, vahtida TikToki ja vaadata tühjust ja mõttetust. Aga nüüd loomulikult ka meiepoolsed tunnistused, kes on edukalt läbinud sisekaitse e-kutseõppe ja palun, Marianne. Kris. Robina. Kelly. Karl. Eliis. Sander. Head lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Ju toomehelbed jätnud Jumalaga ja sirelite õitse aeg on käes. Kõik pungad pakatavad täies väes, kõik põõsad sinetavad maja taga. Nende värsiridadega algab Maria Underi sonett Sirelite aega. Ja nii just praegu looduses ongi. Laulu sõnu parafraseerides saab öelda, et aeg vaid üksi seda teab. Parmis saladuses peab, kus on peidet te saabumise sada. Teile kõigile pikk
pikka, huvitavat ja seiklusrikat eluteed soovides tahan lõpetada luuletaja Juhan Viidiku sõnadega. Enda teha kõik ja mitte miski. Maailm mängib keelte pilliga. Olla elus, siin on õudset riski. Verd ja higi, puid ja liiha. Ilusat uue põneva elu algust kõigile minejatele, nii noortele kui vanadele. Loodan vaid, et see maja siin hoopis tühjaks ei jää, sest kui pole kohalikku hariduskantsi, hääbub ka ülejäänud elu asulas. Ja meie, teie vanemad, tahaksime väga olla tuul teie purjedes, kes te olete nagu purjekad merel. Ja tahaksime juhtida teid õigele teele ja õigele kursile, aga ärge laske meil seda liiga kaua teha, sest kui sulgub see uks siin, avanevad ees uued ja ainult teie oma valikutest sõltub, kas leiate parimat. Täna on meie jaoks oluline päev. Päev, mida oleme juba 12 aastat oodanud. Kunagi tundus hetk nii kaugel, aga täna oleme siin. Just kui liiga ruttu on need 12 aastat möödunud. Lõppenud on üks etapp meie elus. Etapp, mis aitas kujundada meid endid. Meid on alles 14 matkajat ja üks lõpetab selle matka medaliga. Tubli Olden. Aitäh, et oled meie klassi keskmistinnet alati tõstnud. Nüüd tuleb see koht, kus tuleb ajada selg sirgu ja enda tulevikuga silmitsi seista. Oma kõige suurema tänu soovime avaldada oma klassijuhatajale õpetaja Siirile. Teame, et olime keeruline klass ja ei tahtnud üldse kuulata, mis meile öeldu oli. Meelde jääb meile aletiseks lause, mida korrutasid peaaegu meile, et iga päev intelligentne inimene võtab vähe ruumi. 3 aasta jooksul ei tahtnud seda kuulda võtta, aga järgnevas eluetapis meenutame endale seda kindlasti tihti. Kasvame kiirelt ja sirgume suureks, me lapse põlvapumi piltideks saab, kuid